Laskesuusatamine on viimastel aastatel tõusnud eestlaste lemmikuks spordialaks. On ka põhjust. Sportlastel tuleb endast anda kõik nii raskel suusarajal kui ka tiirus. Pinge kümnete tuhandete inimeste ja miljonite televaatajate ees on tohutu. Tulemuseks kas suur võit või veel suurem äpardus. Diivanil lebades võib kuri spordifänn tihti küsida, kui raske on tegelikult siis sellele märgile pihta saada või natukene kiiremini suusatada. Et küsimustele vastus leida, organiseerisime me omaenda laskesuusavõistluse, kus võistlustulle satuvad tuttavad näod. Poliitik Jüri Ratas, teleajakirjanik Hannes Hermaküla, koomik Hendrik Puntso, veemoto maailmameister Jasmin Ypraus ja sisuloojad Gerhard Trolla ja Toomas Tomp. Meil hoiavad silma peal Eesti laskesuusakoondislased Grete Kaim, Hanna-Britta Kaasik ja Emma-Roberta Rajando. Taliolümpia on saanud läbi ja nüüd on päris sportlased tiirus. Kui me saame ühe märgi pihta kogu selle satsi peale, kes meil siin täna on, ma arvan, et on juba väga hästi. Ja vaatades tuuleolusid, siis tundub, et asi kisub päris keeruliseks. Meil on siin väga palju karvalisi, sulelisi, kõiki, kelle vastu me täna võistleme, kes meiega võistlevad. Osad juba peaks lasketrenni tegema, nii et ma arvan, tutvume nagu jooksvalt nendega ja hakkame vaikselt pihta. Ma olen paaris Toomasega ja no väga kindlust see praegu ei sisenda, kuidas tal jalad on. Minu arust see ei ole päris. Toomas, ära nüüd eksi! Jasmin tundub, et oleks nagu varem teinud seda. Kõige parem, see on probleem nagu täna. Suur probleem. See on tervelt mati peal ja Toomas on nagu lume peal lihtsalt. Kottidega lume peal. See ei tundu mõnus, mis siin toimub. Vabandus, kas surevad matti saab? Normaalne! Jasmin läksime teisele levelile, ta pole püsti lähed. Ma olen loosiga saanud väga hea paarilisi endale. Tundub, et ta jagab siit matil olijates kõige rohkem biiti. Viskad kõhul ja oled näinud televiisorist? Jaa. Siia relva taha tule. Kas pane enda parem käsi siia juba? Mina hoian niimoodi. Proovis enda nüüd see õlga panna. Puusad pane maha, jalad nüüd harki panna. Jah, hästi. Noh, super. Ja paned põse sinna peale, mitte ei pane nagu... Proovi võimalikult otse see põsk sinna panna. Nii. Aha. Praegu on eelpääste. Ja kui sa seda teed, siis teeb lask. Okei. Et alati proovisid eelpäästet. Noh, ei, tõsta pead. Kas ma sain Essa pihta juba Jaa, või? aga proovi niimoodi, et sa pead ei tõsta. Okei, jaa. Ja laed, sa liigatad su laed, jah. Läbi. Paad minema. Proovi püstina. Tuli viies. Grete, mis esikoha auhind on täna? Kõige tähtsam on see, et sa küünarrukki paned endale siia konti peale, sest et sul peab hoidma nagu keha hoiab sind. See on sinu... Mul on siin natuke vitamiinikihti, ma ei tunne seda konti nagu see. Siis hoiad selle kihi peal. Okei. Vitamiinikiht on küll hea sõna. Nüüd vaba on suht nagu... Püsti peab nagu lihtsalt ära vajutama ja ringidele minema. Püsti nii hästi läinud. Püsti on niimoodi, märk on siin ja siit käib niimoodi ringi. Püsti on nagu täiesti võimatu. Nagu täiesti võimatu. Aga ma arvan, lihtsalt paned 5 tükki ja lähed trahvi ringile. Ja, see on meie taktika. Jüri, kuidas esimesed laskmised olid? Ei, no ma arvan, vorm on väga hea ja siit tuleks otse ikka meistrivõistlustele minna. Aga kui tõsiselt rääkides, oli see püsti laskmine on ikka õudne. Et müts maha nende inimestest, kes suudavad pihta lasta. Mõtle, hetkel on pulss nagu väga rahulik. Kui me selle väikse tõusukese ära teeme, siis läheb veel rohkem lappesse, ma arvan. No mina mõtlesin, et me istume siin tugitoolis, siis laseme lamada siis püsti. Ma arvan, et see on siis kordades hullem. Hannes, mis õie paari taktika on? Ütle ära, see on nagu vanem treener. Ma mõtled tõusu peal. Jah. Hoiame või pingutame? Tõusu peal pingutame, on ju. Aga ja siis laskumise peal lükkame hoogu juurde. Üks laskmine ja 500 padrunit, jah? Just, Nii et maksimum on 10 lasku ringi.
2 tiiru pole kokku. Aga kas niimoodi saab, et ütleme, kui te laete relva ära ja me ikka näeme, et me ei ole piisavalt head lasked, et siis me juhendan teid, et ütled, lase seda märki, seda märki, seda märki. Ja soovitan ikkagi need märke proovida maha saada, et ei pauguta lihtsalt läbi ja ei lähe suusatama, sest see on ikkagi lasksuutamine. See on raske suutamine ikka. Puntso me võtsime põhimõtteliselt otse suhtepaarist peale, kuidas selle enese tunne on? Ja ma sain magada autos, nüüd ma olen fresh. Alkohol on laske suusastopping milleks minu arvust. Et see teeb paremaks? Ja see teeb sind rahulikumaks, vaata. Mul hakkab väike välinsesse tulema. Aga kui selles suusalaenetes teie usumisküsimusi Puntso küsis, tema aktsiat kindlasti tõuseb. Päriselt? No ta rääkis mingi, ma ei tea, Paindest suuskade puhul. Ei no mida te ei tea, on see, et Grete Kaim oli minu klassiõde. Ma käisin Otepääl spordikoolis juba aastat. Gerhard, sul läks nägu suht hapuks, kui me siia tulime. Kuidas sul seis on? Ei, mul selle peale, kus ma nägin suusalaenutuses oma paarilise oskusi ja teadmisi, selle peale läks töö palju paremaks. Aga jällegi mina olen vähem suusatanud, kui rohkem relva lasknud. Aga teil ongi üks laseb ja teine suusatanud? Meil on 2 peale üldse kokku vist 2 tervet põlve ja 3 silma. Saame hakkama. Ilus roosa relv on. See mis silmaga? Parema silmaga. Joppas. Oh, pihtas! Ma just tahtsin küsida, kas keegi kunagi on nagu püsti pihta ka saanud. No näed. Eriti ma mõtlen, kui ma tahan, mul on juba praegu nagu. Oh, kohe pihtas. Toho. Norm nagu matsakas, kõik ka midagi ära. Said ainult plekki pihta. Siin tuleb 5-5, aga teistpidi. Ma pean vaatama, et ma ikka number 1 laseks, ma lasen sõbra oma veel nagu. Ja teed teisele head vaata veel. Näeks, kui päris laskmise võistlustel lased, seda nimetad siis crossfire. Kui lased nagu näeks number 2 märki, siis saad kohe 2 minta otsa ajale. Isukest asja tuleb ette? Jaa, juhtub ikka, et lastakse kõrval märki. Ja sa paned nii kasti ennast, et oledki... Mul on vist tühi see asi. Jaa, nüüd sai kõik. No äkki võistlustel läheb paremini. Kas te kepid peavadki nagu niimoodi huugama? Kui ma praegu niimoodi on, siis... Emma, kas me saame paremaid keppe või? Esiteks üks kepp paindub läbi ja need on need viirsad on teie. No mul ossa. See võib-olla läheb pooleks, kui ma sinna hakkan raiduma. Ei ole vaja. See on nagu telemaagi, kui tal katki läheb, üks väga hea. Saad võidukepi, sa pead võitma ka. Ta on nagu Jasminiga koos, nagu teeme niimoodi, et tal on mingi nagu suur miinus ka, eks ju. Ma olengi suur miinus. Coachid, te tegite kõigiga laskmise läbi. Kellel on nagu lootust ja kellel ei ole? Mulle tundus, et kõigil on lootust. Lamades kindlasti. Lamades vähemasti, aga püsti läheb keeruliseks. Mina isiklikult, ma leian, et mu tugevus ei ole suusatamine. Ja ma arvan, mu tugevus ei proogiga olla laskmine, et kas nagu pigem riskida, võtta kiirelt nagu 5 trahvi ja minna edasi või proovida midagi nagu alla saada. Lamades ma ikka prooviks pihta saada, aga püsti võib-olla ei ole mõtet nagu üleliia sinna sihtima jääda. Jah, see ma arvan ei anna midagi. Täna nii tuuline ka, et... Me oleme sokutanud endale kõige hullema ilma, mis on võimalik. Ma ei tea, palju see tuul hetkel on, aga sealt mäest ülesse minnes, see on täiesti vastu ka. See on nagu väga räme. Laskmised tehtud. Tundub, et Jüri on täielik proff. Mina olen täna teenindav ja toetav personal. No mul on vastupidi tunne, et mul on kaasas käterätid, jõujoogid sulle, need batoonid. Oli nii kokkulepe ju. Sina sõidad ja lased, mina toon väikse varustuse. Ma sain valesti aru sellest. Poodiumile, ma arvan, on kindlasti nagu šansu. Poodiumile, no jah. Ütleme nii, et kui me poodiumile ei saaks, siis oleks nagu suht piinlik. Meil on nagu siuke koosus, et üks vend on nagu full Ironman ja teine vend on nagu 2 õlle kaugusel kaalulangetusvideost. Nii et nagu vaatame, mis saab. Aga ma arvan, et me tiirus võib-olla edestame teisi. Ja ma arvan, et kui ma vaatasin sinu seda soenduslaskmist, siis ma arvan, mul teeks väga suur enesekindlus. Keda me kõige rohkem kardame? Ma ütlen ausalt, et Puntso... Jüri full pousib seal taustal juba, ma arvan see ei ole probleem. Ma ütlen ausalt, see kuidas Puntso lasi, see tekitas natuke kõhedust. Ta pani lamades 5 ja püsti pani ka mingi 2 tükki. Ole vaid, päriselt. Meil on nagu eesmärk, me peame Paulile ja Tomile kindlalt ära tegema, et kui me nagu neid võidame, siis ma võin
võin Jüri Rataselt ka pähe saada, aga peaasi, et me neile ära teeme. Davai, võtan eesmärgiks. Ja no Punso tuli otse baarist, nii et võiks ta alla ka nagu ära teha. Peaasi, et nagu täitsa kinni kohe ja siis ei sõida. Ja siis Essas tiirus nagu kuuli kokku ei tõmba, et muidu vaarelt on päris hea. Suusk, nagu see laenutussuusk. Karupesast on väga hea, ma ütlen. Ma arvan, et see suust on mul pool tööd täna ära. Lamades laskmine kuivalt nii-öelda, kui pulss ei ole laes, levo. Sa oled ka 5-5 või? 5-5 vähemalt. 10. Püsti laskmine, kas keegi üldse kunagi on pihta saanud? Ma sain ühe. No, ma sain ka tegelikult ühe, aga see ei olnud mina, see oli jumala rohkem. Sama. Muidu polegi rohkem midagi. Ütleme, et tõesti see, et pole mingi 5 aastat suusatanud, see on täiesti näha. See metsik tõus, mis siin on, mis ei ole vist isegi tõus. No sellest annab üles minna, ütleme. Tuul on jõhker. Kui te tahate näha päris laskesuusatajaid maailma tippklassi, siis 12-15 märts toimub siin samas Otepääl laskesuusatamise MK-etapp ja me loosime välja 2 tasuta piletit inimestele, mis nad peavad tegema. Kommenteerima, mida me võiksime järgmisena hoopis teha ja subscribe ima ka. Tegimegi kanalit. Te võite tegelikult Instas ka followda. No nii, head televaatajad, oleme otsepildiga Otepääl, eemalt paistab Tehvandi 90 meetri mägi ja me oleme suure heitluse ootel. Tehvandi suusastaadion on näinud väga palju maailma tippe, on näinud dramaatikat, on näinud haaravaid heitlusi, on näinud laskesuusatamise tippe juba 4 aastat tagasi siin, on näinud sisuliselt kõike juunioride maailmameistrivõistlusi, aga täna toimub siin Tegimägi kapi otsustav finaaletapp ja selle võistluse võitja on, võime öelda, ikkagi meistrite meister. Siia pääses peale üldse vaid 4 paari ja tänane teatevõistlus nende 4 paari vahel saab siis selgitama välja, kes on Tegimägi kapi selle hooaja võitja. Tehvandi suusastaadion on mattunud lumme ja pealtvaatajad tasapisi kogunevad. 11 on tulnud ja siin siis meie tiimid täna. Esimeses tiimis meie veemotosõitva Jasmin Üprus ja temaga koos Kevin Reisenbrück. Võistkond number 2, Toomas Tomp, Paul Lees. Kindlasti lähevad mitte teise koha peale, vaid vähemalt võidu peale ikkagi. Võistkond 3, Hannes Ermaküla, Jüri Ratas, teenekas suusamees, teenekas kossumees ja spordimehe hing on näha juba stardis. Hendrik Punso, Gerhard Trolla võib-olla tänase sõidu kõige suuremad üllatajad. Nende hetkevormist väga palju infot ei ole ja nüüd siis päris sealt lasketiiru eest antakse ka start tänasele võistlusele. Kuidas sõidame? Rajapikkus on 500 meetrit, kõigepealt sõidab esimene vahetus, siis lamades tiir ja siis teine vahetus ja samuti lamades tiir, siis sõidab esimene vahetus ja püstitiir ja teine vahetus ja püstitiir ja iga möödalask tähendab meile trahviringi. On meil ka õpetajad kenasti tiirus olemas, et relva käsitlemine oleks reeglite pärane, et oleks ikkagi vastav ka relvaohutusnormidele, aga esimene vahetus on juba teel ja siin nagu näete, hetkel suuri vahesid sisse tulnud veel ei ole. Võistlejate rivi on läinud medama Hannes Hermaküla, aga kuulame vahepeal jutt rajalt. Mina on hetkel 4, aga ma arvan, et ta võtab mõistusega, et siin Punso küpsetab ennast poole tõusu palju täitsa kinni. Ja esimene ring on lõppenud. See käib kähku 500 meetrit, kohe pärast tiiru pöörataksegi alla tagasi. Ai! Hannes Hermaküla! Kas tõesti jalg on 500 meetriga läinud juba nii pehmeks, et tuli kukkumine, aga õnneks on see esimese ringi ja korduses näeme uuesti tõesti üks uus käib teise taha, aga see oli vahetult enne tiiru ja tõsi, midagi juhtuda siin ei saa. Nii, esimene tiir, tuul on tugev, seda saame öelda, tuul pigem vasakult paremale, nii et siin tuleb teha tiiru eel parandusi, seda treenerid andsid ka teada ja relvajuhendajateks meil täna Grete Kaim, Emma-Roberta Rajando ja on meil ka Hanna-Britta Kaasik ja Hermaküla alustanud kohe täpse lasuga. Nüüd tuleb eksimus. Kiirelt muidugi tegi ka teise lasu ära. Tomp 2-2 on tulnud, Punsol seni tabamusi ei ole olnud. Hermakülal 3 lasku tehtud ja Hermaküla nüüd 4. eel võtab vahehinnamise. Üprus tulnud oma võistkonna eest hästi. 3 on maas Tombil. Tundub, et tema on tuuleoludega väga hästi hakkama saanud, aga viimasel lasul tuleb eksimus ja nüüd Matit püsti, suusakepid kätte ja siis juba
tundub, et kõik peavad ikkagi minema vähemalt ühele trahviringile, aga Hendrik Puntso siiski lausa 3. Trahviring meil täna teadupärast tavapärasest veidi lühem ja seetõttu seal väga palju aega ei ole, aga siin siis näete meie tiiru kaameras seda laskmist ja see peaks nüüd olema meil Toomas Tompi tiir. Me nägime, et lasud läksid ikkagi päris keskele ja mingeid ripsakaid siin ei olnud, nii et esimene vahetus lõppenud, trahviring on sõidetud ja sealt läks meil rajale võistkond number 2 Paul Lees Tegimägi tiimist ja temale läheb järele Kevin Reisenbuk, samuti Tegimägi tiimist, Jüri Ratas ka saanud vahetuse kätte ja ootame siis Gerhard Trolla rajale minekut. Sisulooja läheb veidi hiljem, sest tema esimese vahetuse sõitja Hendrik Puntso pidi tegema veidi rohkem trahviringi ja nagu te näete, selle suusakooruse taha üks suusaots jääb ka kinni, mistõttu tuli ette väike kukkumine. Rajaolud näete, see on ikkagi mehe mõõt, see tänane rada, et siin samal ajal kui viimased alles vahetavad ja lähevad tööle, siis Paul Lees ikkagi päris raskel sammul peab ees teed tegema, rada on lumme tuisanud, seal on võetud juba järele Kevin Reisenbuk, ise Tehvandi mehi, neid radu tunneb hästi, lähen hästi. Jüri Ratas, pigem julgen öelda, et esimesel ringil võtab rahulikult, selle tuulega väga õige, ei hakka järele rapsima, aga väga ökonoomse sammuga Jüri Ratas läbis esimest ringi, ei sõitnud pigem esimestele kohe otsa ja mulle tundub, et see on ka mõistlik mõte, sest pigem hoida teiseks ringiks, aga 2 esimest on saanud kokku Paul Lees ja Kevin Reisenbuk läks temast mööda. Reisenbuk pigem ei ole lamades olnud hea, 67% tema senine laskeprotsent. Lees seni olnud selline 86% mees rattal. Lamades siiamaani on olnud hästi, et selle hooaja jooksul on 92% olnud lamades laske täpsusega. Reisenbuk laseb praegu väga hea rütmiga, ilma vahe hingamisteta. Siin püüab Lees saada ka ennast relvaga kokku, aga Reisenbukil on 3 maas, Ratas tegi esimese lasu väga kiiresti, Reisenbuk 4-4 ja julgeb võtta seda aega, et sihtida, mitte kohe hakata kiirelt 5 lasku ära tegema ja Reisenbuk ootame 5. lasku ja tuleb 5-5, ehk siis Kevin Reisenbuk paaril korral sellel hooajal varemgi siin Tehvandi radadel võistelnud ja tema teeb 5-5 ja vaadake, mis toimub tema selja taga. Lees ja Ratas, vähemalt 4 trahviringi, Ratas saab 1 tabamuse kirja ja peab minema 4 ringile, aga see on nüüd hetk, kus võistlus saab täiesti uue seisu, sest Paul Lees teeb raua ja läheb 5 trahviringile. Paul Leesi õde on paari sprindi Eesti meister koos Johanna Talihärmiga jutsis murdmaa suusatamises, aga Paul ise täna küll, ei saa öelda, ei taha öelda, et vedas võistkond alt, aga kuigi eelmisel hooajal läbis Tartu maratoni, siis sellel hooajal vorm ei ole olnud üldse see, aga vaatame nüüd. See on meistri mõõt ja see on rätsepa töö, mida teeb hetkel Kevin Reisenbuk. Näete, kui hea rütm 5-5 laseb mööda ka sellest tiirukohtunikust, kes korra talle ette astus, aga kõik on olemas, Ratas võtab väga hea tehnikaga, võttis trahviringi, aga me oleme 3. vahetusrajal ja Jasmin Üpraus läheb ees, V-motos võitud suuri tiitleid üle maailma, sai endale tiimikaaslaseks ka LeBron Jamesi eelmisel aastal, kui LeBron liitus tema V-moto tiimiga samal ajal. Vaatame, et siin Gerhard Trolla ringi ei saaks sisse, Ratas annab Ermakülale vahetuse üle, aga Jasmin Üpraus väga rahuliku sammuga ja mõõdetud sammuga läks oma vahetusele, aga kuuleme lugu siin staadionil. Võib vist öelda, ei õnnestunud. Võib-olla ma lasin maalismärke, ei ole täpselt kindel. Ma loodan, et Toomasel on veel midagi päästa. Ja eks võistluste järgne analüüs näitab, et kus sai tehtud viga, kas see oli juba augustikuine mäestikulaager Ramsaus, mis ikkagi nüüd täna annab sellise tulemuse, aga midagi ettevalmistuses valesti pidi minema. Siin läheb võistkond number 2 ja Toomas Tomp on jällegi siis esimese vahetuse sõitjana rajal. Julgen öelda, et selles vahetuses väga hoogu ei anta, sest siin lastakse juba püsti, aga Jasmin Üpraus on tulnud juba tiiru. Vahed on tulnud sisse ja siin 4. võistkond alles saab vahetada, sest tuletame meelde, head televaatajad, 5 trahviringi pidi läbima Gerhard Trolla. Jasmin Üpraus
suur hetk. Ja see pinge tundub on liigne. See pinge on liigne, sest püsti ei saa üprus hakkama. Sellel hooajal seni olnud laskeprotsent 73, väga kõva töö on olnud rajal ja teinud Hannes Ermaküla, kes on jõudnud sisuliselt Jasmin Üprusele järele. Ja kui Hannes teeb nüüd talle omapärase ja talle tavapärase püstitiiru seni protsendiga, ütleme 86, 87, siis võib Hannes minna juba liidrina ja anda vahetuse üle liidrina. Nii jälgime Hannes Ermaküla, suur laskmine, võib olla tema elu tähtsaim. Tomp on ka kohal. Eksib Ermaküla ja te näete neid olusid. Nii samal ajal julgen öelda, et Jasmin Üprus hakkab lõpetama juba trahviringe ja saab varsti vahetuse üle anda. Nii Ermakülal kolmas lask oli täpne. Tomp samal ajal on hädas ja Jasmin Üprus liikus meil sealt nüüd. Püstitiirus on raske. Me teame, et on raske. Aga meister kannatab. Nii, Hannes Ermaküla, jaa, sa said pihta, Hannes. Ära üldse muretse. Üks läks pihta, 4 trahviringi on ees, aga ma julgen öelda, et kuigi praegu vahed tunduvad suured, siis selle võistluste lahendus jääb ikkagi viimasele etapile, aga kiire lülitustiiru. 5 mööda. Käisin kuradi ringil perseli täiega, ei saanud püsti. Tom, come on! Käib suusasõidu juurde ja me saime olulist informatsiooni praegu ka võistlejatelt raja pealt. See annab värvi, see annab meile lisateavet sellele. Samal ajal siin siis Jasmin Üprus juba sõidab ja läheb, aga 4. võistkond jõudnud alles tiiro. Peeter Punt, vabandust, Hendrik Puntso olnud siiani ikkagi pigem kindel püstitiirumees. Püsti laskmisprotsent tal olnud 91 ja üldiselt kui keegi saab tuuleoludega hakkama, siis Puntso tavaliselt on saanud. Aga täna ei pruugi olla see päev ja siin on keeruline, kõigil on raske. Läheb Hannes oma etapile ja nüüd siis Puntso, viimane lask. Või siiski, kas üks läks nii mööda, et ei fikseerinud ära sageliga muidugi automaatika vea palte. Siit läheb Tomp. Nii, näete seda tuult. Ei ole tuulelippu vajagi, piisab Puntsole omastest kott-dressipükstest, siis saada aru, kui rasketes oludes täna võisteldakse. Ja veel kord, võistlus on läinud juba üle poole, aga kõik on absoluutselt lahtine. Hannes Ermaküla. See piiluuts on ikkagi muljet avaldav, mis seal praegu on. Ja kui teil head televaatajad tekib tunne, et me oleme pannud võistlusele lumekahurid või puhurid, et teha kuidagi telepilti dramaatilisemaks, siis nii see kindlasti ei ole. Just nimelt sellised olud siin Nuustakul Tehvandi laskesuusastaadionil praegu ka valitsevad, kui kas tulebki viimane vahetus ja saab minna Reisenbuk teele. Kuulame! Ma tahan tervitada kõiki oma vanemaid, sõpru-tuttavaid. Mega, üliäge laskesuusk. Tulge vaatama. Rõõm on kuulata, kui sportlane kohe vahetult pärast võistlust suudab pakkuda sellist süsteemset ja süvaanalüüsi oma võistlusele. See näitab, et tegemist on haritud sportlasega, kes ei ole mitte ainult veetnud oma tunde ja kogu elu suusarajal, vaid kes ikkagi on ka koolipüngis käinud korralikult. Nii, Hannes Ermaküla on toonud oma võistkonna, 3. võistkonna oluliselt lähemale ja me teame, et Jüri Ratas on viimases vahetuses ikkagi tõmmanud väga sageli jänese kübarast. Ma arvan, et ametlikult jätakse siukse ilmaga võistled ära, sest kuulub hoopis käärikul lennata. Ma mõistan tegelikult Hannes Ermaküla frustratsiooni. Maratoni mehena ta pigem on olnud paaristõuke mees, double pulling on olnud tema kaubamärk, aga täna vähemalt jäi ta selles uisusõidus, selles paksus lumes hätta. Aga me võime öelda, et Kevin Reisenbuk on juba jõudnud püstitiiru. Ja see saab nüüd olema päris määrav. Hanna-Britta Kaasik juhendas Kevinit. Siiamaani püsti Reisenbuk ei ole väga õnnestunud.
rajal jõuab hästi. Esimene mööda. Teeb vahehingamise. Teeb teise ja kolmanda vahehingamise. Kui nüüd eksib, siis me saame veel vägeva võistluse, sest järgmised juba paistavad. 3 eksimust Reisenbukil. Ratas jõuab kiiru. Me võimegi öelda, et duo on koos. Ratas, Reisenbuk. Mõlemad väga kõvad viimase vahetuse mehed. Nii, Reisenbuk. 4 eksimust. Ratas kohal. Pinge tõuseb. Staadion ei julge hingata ja Reisenbuk eksib ka viimasel lasul, samal ajal jõuab Paul Lees tiiru. Nii, nüüd peab Reisenbuk tegema 5 trahviringi ja see on Jüri Ratase variant. Samal ajal ka Lees on kohal, Ratas ei ole veel alustanud. Nii, Ratas eksib ka siin. Iga möödalask, mis praegu tuleb, on duol Üpraus Reisenbuk ikkagi kullakaaluga. Ja Ratas ei tule, me võime vist öelda, ja ei saanud ka Jüri Ratas maha ühtegi märki, mis tähendab, et väga tõenäoliselt võidab selle võistluse võistkond number 1 ja Kevin Reisenbukil nüüd vaid tuua viimaselt ringilt võistkond võitjana finišisse. Ratas läheb trahviringidele, kas sealt eemalt oli juba näha, et Reisenbuk on trahviringid ära teinud ja läks juba viimast korda sellele tiiru tagusele tõusule. Lees on samal ajal hädas. Lees on väga-väga hädas, pinge on muidugi ka meeletu. Kui sa oled viimases vahetuses 3. kohal, siis need eksimused kipuvad tulema, aga siin jõudu jagub korraliku tõusu variandiga. Läks Kevin Reisenbuk viimast tõusu, nüüd on sealt vaid laskumine. Ja selle väikese ajaga ei tohiks tiim enda edu käest ära anda. Ratas läheb kas nüüd alles viimasele ringile. Need 5 trahviringi võtsid ikka väga-väga palju ka Jüri Ratasel. Ja siin alles võistkond number 4 on tiirus, aga Trolla, ma pakun, on ikkagi vahet tublisti kärpinud ja kuna tema tabab tiirus erinevalt eelnevatest sportlastest, siis siin võib tekkida varianti, sest Trolla teadupärast viimasel ringil on aastaid olnud ülikiire ja ülivõimas. Siin on silmside loodud. Võistkond number 2 on Ratasest mööda läinud. Ratas tundub olevat hädas. Ei ole Paul Lees isegi kepi rihmasid käe külge pannud, et mitte kaotada vajalikke sekundeid, et mitte öelda kümnendikke. Ratas tuleb väga hea sammuga järele, aga see tõus hakkab juba lõppema, seda ei ole jäänud veel palju. Kui Ratas nüüd tõusu lõpuks ei ole saanud Leesi kätte, siis võime öelda, et võistkond number 2 ikkagi teise koha saab. Trolla saab teha 1 trahviringi ja ka tema läheb veel Leesile Ratasele järele. Tõsi küll, vahe on natukene liiga suur, et siit suurt kala püüda, aga võitja tuleb ja Kevin Reisenbuk saab tulla ja lõpetada ja tõsta võidukalt finišis käed. Duo Jasmin Üpraus, Kevin Reisenbuk nüüd juba 3. aastat järjest võtab ära Tegimägi kapi kõige tähtsama sõiduvõidu. Rajal on jäänud sisuliselt kõik. Aga see oli ilus, klatsiline. Ma annaks stiilipunktid sulle. See 5 trahviringi võis täiesti pehmeks ära. Seal on üli pehme ka. Aga ta kannatas, panite tähele, 5 trahviringi, aga ta kannatas selle ära ja võistkond number 2 ja Paul Lees hoiab ära teise koha ja pigem sai ta vahet Jüri Ratase ja võistkonnaga number 3 isegi natukene suuremaks. Ma julgen öelda, et 3. võistkonna 3. jäämine on tänase päeva vaated kõige suurem üllatus. Nad saavad pjedestaalile, nad saavad 3. koha auhinna, aga arvestades Hermaküla Ratas senist karjääri, oleks ilmselt oodanud neilt rohkemat. Millegi taha asi jäi, oli see suuskade probleem, pärast saame analüüsist teada. Liiga hull. Kuulame. Aga teine koht. Mitte tänu mulle, tänu Tomile. Aga varsti seda keegi ei mäletatakse, et me saime teise koha. Vaid Paul Lees teab teise koha hinda. Keegi teine ei ole täna seda rada läbinud ja 4. koht ja ikkagi lilletseremoonia koht ja Gerhard Trolla on jõudnud finišisse ja me oleme pidulike hetkede ootel. No Paul, Otepää MK-etapile sind vist peale lasta ei saa 10-0. See on ajalooliselt katastroofiline tulemus sul. Ma arvan, et ka sina ikkagi lõpuks napilt välja sellest rivistusest. Võib vist kokkuvõttes öelda, et raskem kui tundub ikkagi.
ma tean, tüüpilised eestlased hakkad kohe ilmu süüdistama. Ütleme, olid rasked olud, aga tegelikult oli mõnus adrekas oli sees, ülipängar oli. Soovitaks kõigil proovida ja kui ei saa proovida, siis tulge vaatama. OTP MK-t.